Mõõgaga ringi liikumine. Hello kaasmaalased, tulin küsimusega, ise mitte teades relvaseadusi nii hästi, et kas on lubatud ja mis määral lubatud ringi liikuda toosuguse pigem ornamentaalse ja teritamata mõõgaga. Miks? See on lahe, sellepärast ja muidugi puusa peal. Ummo B. Tartus on Nelinna mänguväljaku kõrval rünnati meest. Pealtnägija sõnul vehkis ründaja mõõgaga. Tahad mõõgaga linna vahel ringi jalutada või? Õmp jääb liiga väikseks. Ema luba on, siis võib. See on lahe. Pigem äärmiselt kringel, aga äkki sobib su Fedoraga kokku. Osta parem mõni saksa auto, nats tarbekam, aga muidu täpselt samasugune tilli kompensatsioon. Aeg-ajalt üritab keegi usin ametnik mõõkasid keelustada, aga arvestades korporantide hulka valitsustes ministeeriumites, siis see ei lähe läbi. Seega hetkel on mõõk piiramatu tsiviilkäibega relv. Kehtib ka väike piirang. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud külmrelva võib ohutust tagades kanda ja kasutada ajaloolise kultuuri, võitlus- või sporditraditsiooni järgimiseks ning traditsioone järgiva võitluse imiteerimiseks. Lõige 1 punkt 6 on mõõk. Seega ole valmis selleks, et murelikud kodanikud teavitavad politseisse ja sa pead politseiga kultuuritraditsioonide teemal suhtlema. Tõenäoliselt palutakse tungivalt niimoodi mitte käituda. Lisaks pead olema valmis selleks, et see sul mingite purjus noorte poolt ära võetakse.